First place from Estonia, Kevin Saar! Kevin Saar, sa tegid täna ajalugu. Motospordis oled sa esimene eestlane, kes on võitnud maailmameistritiitli ja ka mootorispordis oled sa kolmas Ott Tänaku järel ja Martin Järveoja järgi. Mis tunne see on? Eks ei ole kohale jõudnud siiani, et ma arvan, et sellega läheb natukene aega, et ma ei olnud täiesti kindel, kas see tuleb see etapp selles mõttes, et ma keskendusin oma sõidule ja ma teadsin, et see on võimalik, kui kõik läheb ideaalselt, aga arvestades, kuidas eelmine nädal läks, siis mitte kunagi ei tea, kuidas võib minna, et viimase ringini ma hoidsin hinge kinni ja nii kui finišilipp langes, siis kõik see pinge läks ka minult maha, et ma arvan, et natukene läheb aega, et see kohale jõuaks. Muidugi on absoluutselt suur tänutunne kõikide toetajate ees, minu perekonna ees. See ei ole ühe mehe tegemine siin, et see suur tiim selja taga, lisaks toetajatele ja perekonnale ka kõik fännid, kõik, kes kaasa elavad nii võistlustel kui ka telerite ees, et see tähendab väga palju. Mul on ülihea meel, et olla esimene üldse koodide maailmameister ja eks sõnadest jääb puudu, nagu näha on, et kokutan, aga tõesti suur tänu kõikidele, kes sellele on kaasa aidanud. Sul esimene start oli, või õigemini mõlemad stardid olid sellised, kus oli 3.-4. välja tulles esimeses kurvist. Vaikselt tõusid üles ja ka esimene sõit oli päris süke terav, kui see oli 3. koha peal ja Karl Rillo lükkas Briti välja, et kas see Karli segamine teiste sõitjate hulka tuli sulle ka kasuks? Ma ei tea, kas see tuli kahjuks või kasuks. Vist väga vahet ei olnud, et ma tegin oma sõitu. Jah, kui oleks ükskõik, mis muu võistlus on, midagi kaalul ei oleks, siis ma oleksin olnud ka ise agressiivsem esimesed kurvid ja esimesed ringid, et paremini eest ära saada. Aga minu jaoks oli teine sõit natukene keerulisem, sest Rillo sai väga hea stardi ja sai ka natukene vahe sisse kohe algul, ja taga ei ole lihtne sõita, siin on liivane ja kive lendab ja ei olnud üldse lihtne sõit, aga ma millegipärast tahtsin väga täna võita, mitte lihtsalt seda tiitlit, vaid ka etappi ja mul on ülihea meel, et see õnnestus ka. See, kui sa Rillol olid, sõitsid ikka päris mitu ringi selja taga, et kas sa ootasid kohta, millal mööda minna või sa lõpuks otsustasid, et ma lihtsalt teen selle rünnaku ja lähen mööda? Ma lihtsalt tundsin, et täna ei saa miski minu ja selle etapi võidu vahele tulla, et ma olin valmis kõike tegema, isegi natukene riske võtma, aga õnneks sain ilusti mööda, et vahepeal oli küll selline tunne, et ma ei teagi, kus see möödumiskoht võiks tulla, et liiva lendas palju prilli vahele, kilesi ei olnud piisavalt, et tuli vahepeal seal käega pühkida, aga lõpuks ka tema vist väsis ja sain natukene teisi trajektoore valida ja leidsin ka möödumise koha. Nüüd, kui see 3 võistlust on Baltikumis mööda läinud, et 3 korda järjest on olnud esikohad sinul ja Karl Rillol. Kas see tähendab seda, et rahvuste krossil on minekul ka loota meil võita ka rahvuste krossi? Ma arvan küll, miks mitte. Eelmine aasta oli meil ilusti poodiumil, ei saa minna teiste mõtetega, kui veel paremini teha ja nagu näha on, siis esimene ja teine oleme siin mitu etappi järjest olnud ja eks me nüüd hakkamegi sellele mõtlema, sest see ei ole enam kaugel ja tuleb hakata koostööd tegema ja selleks valmistuda. Kas sa järgmiseks aastaks oled juba vaikselt plaane teinud ja kui palju see Rillo sinu surumist pealt sunnib? Ei ole veel mõelnud. Üks hooaeg ja päev korraga põhimõtteliselt, et siin ei saa väga pikalt ette mõelda. Kõik sõltub, kuidas vahendid on, kuidas tervis on, mis tulevik toob, et praegu ei oska öelda, et seda saab veel mõelda, aga praegu tuleb see vastu võtta, seda endale sisse lasta, et maailmameistritiitel tuli ja siis hakkame mõtlema edasi. Aga palju õnne maailmameistritiitli puhul! Suur tänu!